Noortega töötamine. Noorsootöö on töö noortega. Noorsootöö noortele suunatud tegevus või mis siis väljaspool kodu, kooli, et nende siis mingil määral võib-olla vaba aja nagu sisustamine ka. Noorsootöö on pidev protsess, et see on selline kaval targema inimese käitumine, mille abil ta siis mõjutab noorte väärtushinnanguid, arusaamu elust, ka sellist rõõmu ja hingeseisundit. Et see on selline pidev protsess, mitte nii, et nüüd algab noorsootöö kell 3 päeva. Et see on pidev protsess, mina arvan nii. Noortekeskustes, suvelaagrites või huviringides. Noorsootööd tehakse koolides, õpetajad, huvijuhid, laagrites, lasteaedades, kasvatajad, juhendajad, malevad. Üldjuhul vist noortekeskustes on koondunud see noorsootöö spetsialistid ja sinna noored kogunevad ka, et see on nagu nendele suunatud kogu see üritus. Aga koolide juures on ju ka noorsootöö nii-öelda siis huvialajuhid, kes nagu teevad ja organiseerivad seda, et erinevad koolisisesed üritused, see vist kuulub ka sinna alla. No vaieldamatult tehakse noorsootööd ikka sellistes kohtades kõige rohkem, kus noored kogunevad ja peavad olema. No kool on see koht, vabaajakeskused, huvikeskused. Noortega töötavad inimesed. Tööd teevad noorsootöötajad, kes on seda õppinud. Noorsootööd teevad arvatavasti inimesed, kes on vastava siis eriala omandanud ja õppinud noorsootöö spetsialistiks siis. Et ma arvan, et seal vist vanusepiirangut kindlasti ei ole, et selle töö tegemiseks. No noorsootööd teevad selleks eriala hariduse saanud inimesed, kes on õppinud psühholoogiat ja teavad, kuidas need asjad ja mõjutamisprotsessid käivad. Õpetajad on ka noorsootöötajad. Kõik need üritused, mis me teeme väljaspool tunde, aga ka igas ainetunnis toimub noorsootöö, sellepärast et õpilased võtavad üle nii õpetaja käitumismallid kui väljendusvahendid, et see on suur vastutus. Kes ei suitseta ja ei anna noortele halba eeskuju ja on viisakas. Töötaja on sõbralik, positiivne, tal on, ma arvan, et tal oleks väga palju erinevaid ideid, hästi mõistav, arusaadav, oskaks lahendada siis probleeme, küsimustele vastata. No, eks iga tööga vist on see, et kes teeb oma tööd nagu südamega ja kellel oma töö meeldib, et ma arvan, noorsootöö spetsialistil on sama lugu, et kui ta nagu suhtleb noortega ja tunneb, et tal on hea klapp nendega, et ma arvan, siis see ongi juba hea noorsootöötaja ka ja muidugi kogu see muu vastutus ja paberimajandus ka seal taga, et need on nagu tähtsad asjad seal juures. Noorsootöötaja peab kindlasti hoidma kätt elu pulsil, ta peab tundma neid samu märgisüsteeme, mis lähevad tänapäeva noorele hinge ja mis teda mõjutavad. Ta peab kindlasti valdama muusikasuundi, mis kõnetavad tänapäeva noori. Ta peab olema aktiivne sotsiaalmeedias, sest sotsiaalmeedias näeb ka igasuguseid ohumärke, mida sotsiaaltöötaja mitte sotsiaaltöötaja, vaid noorsootöötaja saaks ennetada, mõjutada. Et kindlasti on see selline väga leegitsev amet, pidev heleda leegiga põlemine, see on noorsootöötaja.